Tere! Koolitelevisioon on täna külas Kohtla-Järve gümnaasiumis, kus toimub perepäev ja meid on siia kutsutud meistriklassi läbi viima. Samas tahame me ka ise teada, mida siin tehakse ja vaatame, mis siin leida on. Jääge meiega! Me õpetame, kuidas olla kaamera ees ja kuidas olla kaamera taga. Kuidas peab inimene kaamera ees välja nägema, mida peab ütlema, mida peab intervjueerija temast enne teadma, nime peab teadma ja kuidas seista, kuidas olla viisakas, rääkida kultuursete sõnadega ja kuidas see pärast kõik arvutis kokku pannakse. Aitäh ja kus ruumis te asute? Ruumi numbrit ma ei mäleta, aga seal oli esimene B-klass, ma olin kunagi esimeses B-s. 107 on selline põnev töötuba, palun Kallele ka väike turgutus ja aitäh, et te olite nõus tulema. Ja see nii! Minu töötoas saab minna virtuaalmaailma, aga kõigepealt on vaja selle jaoks kaabel valmis teha. Ja kaabli tegemine on aja peale ja kõige kiiremale on meil auhind olemas. Seega 19.45 tulge kindlasti uuesti meie laua juurde tagasi. Me oleme esimese korruse foajees ja tulge, siis näete head asja. Minu nime on Anna ja minu töötoas me mesterdame katapulti ja räägime, kuidas see töötab ja kus seda kasutatakse täna ja vanal ajal. Katsed meil on näiteks sellised nagu vikerkaar ja kus on erinevad reaktsioonid ja siis muutub värv, siis on vulkaan ja teised katsed, mis te saate täna näha. Nii, ja meil on siin kaamerate ees õpilasfirma Markvard ja küsime nende käest, millega nende firma tegeleb. Meie teeme siis puidust tooteid, nii siis tarbija jaoks kui ka lihtsalt meelelahutuseks. Näiteks meelelahutus meil on saunasildid siin ja tarbijaks ongi küünlaalused või noad ja me teeme ka samuti suuremaid asju, näiteks nagu aiapinke ja riiuleid, raamaturiiuleid näiteks. Mina olen ostuga rahul. Tehke teiegi oma jõuluostud õpilasfirmades. Tere, nüüd me oleme siin Tallinna Tehnikaülikooli ehk TalTechi boksis ja küsime, millega siin tegeletakse. Siin saab käia virtuaalmaailmas ja teha internetikaableid ehk ise otseselt külge. Ja aja peale, kes saab parima aja õhtu jooksul, on ka väike auhind meil varuks neile.